Tere, minu nimi on Kirill ja me liigume Kulbilohku vist äkki 4. drifti etapile ehk siis Eesti meistrivõistlused semipro klassis. Lisaks see ei ole lihtsalt semipro, vaid on ka loomulikult street ja loomulikult pro ka. Minuga kaasas on Vitalik, kes sõidab siis pühapäevasel päeval. Täna on meil neljapäev, kell on umbes 9:30, natukene rohkem ja homme on minu päev. Jah, reede on semipro päev. Miskit uut, aga pole vist kõige tavalisem olukord. Miskit on taga, kuskil on ruumi palju. Jah, me oleme rendiautoga, me oleme matkaautoga ja aitäh rendipiilile, et laenasid meile autot. Katsetame, proovime, vaatame, kas meeldib, ei meeldi. Et see on meie jaoks, tahaks öelda, et esimene kogemus, aga reaalsus on teine kogemus, sest video, mida te veel näinud ei ole, tuleb peale seda videot, on Driftmasters Riiga ja seal me käisime tiimiga ka matkaautos. Natukene teistsugusem, aga põhimõte on sama. Liigume Elvasse ja ma arvan, et näeme seal. No nii, me oleme siia Elvasse Kulbilohu rajale jõudnud. Kell on umbes täpselt 1 öösel. Päris jõhker, aga paneme boksi valmis ja tasapisi sätime magama. Arvatavasti täna mingit õhtusööki ei tee, kuna me sõime tee peal. Ühesõnaga, meil on hommikult täiega toimetamist. Läheme puhkame, paneme paiga püsti, paneme 2 autot sinna alla. Võib-olla jätame tegelikult Vitaliku auto üldse õue, sest telk ei lähe kinni 2 autoga ja meil 2 inimest tahavad magada telgi all. See on nende hobi, aga olgu. Näeme hommikul, ma arvan. Meil on kätte jõudnud hommik. Me võtsime oma kohviaparaadi kaasa, seega meil on oma kohvi ja see on hea. Lisaks, mina magasin seal, see oli väga mugav, siin on 2 meetrit pluss. Vitalik magas siin, isa magas seal, Vitaliku isa magas seal. Nii lihtne ongi. Teeme hommikusööki kiirelt ja oleme koosolekule. Meil peaks 10 minuti pärast olema koosolek. Või äkki teeme vastupidi, et algul koosolekule ja siis sööme. Hommikusöök tehtud, registreeritud ja nüüd on aeg tehnilise komisjoni jaoks. Natukene panime siin merchi rippuma, see uus disain, vana disain, käpid ja siuke tagasihoidlik. Pole midagi teha, mul veel ei ole merchi partnerid, et mul kõik see asi näeks vinge välja, aga on mida on ja pakume seda, mida saame pakkuda.
olid trennid tehtud, sõita ei saanud, üks katus oli. Nüüd lähme teeme koosolekule, peale koosolekut on kohe meil kvalifikatsioon. That you don't cross the line before it goes green. The qualification will be in groups. So how big... Koosolekul sai käidud, kerge supp sai ka tehtud, seega nüüd on meil aeg minna võistlema. Alguseks kvalifikatsioonid, teeme 2 ringi, teeme ühe ära, tuleme võibolla boksist läbi, joome vett ja lähme kohe teisele. Vaatame kvalifikatsiooni sõite. Aga nüüd on siis stardis Kirill Žukov. Tema siis ka esimest hooaega striidist ületulnuna semiproklassi sõitmas on. Aitas tema mul seal Luhamaal esimesel päeval kommentaatori rolli jagada. Ja taaskord teine sabaklipp ja väga vara välja. Ja sellest tulevad, kui sa tuled sealt teisest sabaklipist väga varakult välja, siis väga lihtne on lasta seal ka autot otseks, sest et teisele poole pöörates järgmist sabaklippi minnes maa on ikkagi nii pikk, et sa ei hoia autot seal väga hästi enam sees, vaata, ta tuleb juba enne poolt välja ja poole vahetus on niisugune väga kehvakene. Punktid talle siin tulevad, aga ei midagi üleliia rõõmustavat. Nii, vaatame siis punktid ka üle commitmendi eest. Žukovile 8, Fluid 9. Laini ja Ängli punkte veel ootame. Jah, nurga eest võib tulla vähekene viisakam number, aga joone eest väga palju üle 20. Pigem ei tule. Jah, nurk 22 punkti, aga... Ja laini eest tuleb trummipõrin. No. 23 punkti, see teeb siis kokku Kirill Žukov, esimene läbimine 62 punkti. Ja tulemus on all olemas. Nii, aga Kirill Žukov on teisele läbimisele peale läinud. Esimesest läbimisest Žukovil all 62 punkti. Ja taaskord tegelikult väga palju probleeme teises sabaklipis, sealt välja hästi suhtkot varakult ja taaskord väga lähedal otseks laskmisel enne kolmandat sabaklippi. Viskame siis korduses pilgu peale. Üks väga palju võbelemist on ka vaata selle esimese ja teise sabaklippi vahel ja vaevu puudutas ning ei saanud põhimõtteliselt ka kolmandale sabaklipile pihta, võbelemist ka siin neljandat. Punktid küll tulevad. Nii, Kirill Žukov laini eest tuleb 16 punkti, Ängel 23, Fluid 10 ja Commitment 9, mis teeb kokku teine läbimine 58 punkti. Esimesest on all siis 62, nii et see jääb siis parimaks tulemuseks.
mingi anomaalia juhtus, võib-olla laivist või kuskilt on näha, et auto suri välja, lihtsalt rehve soojendades suri välja, käima ei tahtnud mitte kuidagi minna. Võtsin süüta välja, võtsin massi välja, panin uuesti kõik sisse ja siis ta kuidagigi väga vaevuliselt läks käima. No siis klipist on seda väga hästi näha. Jõudsime starti, lasin korra pedaali lahti, tunnen, hakkab ära jälle surema. Ehk siis oligi pinge oli niivõrd peal ja hoidsingi kogu aeg gaasi, aga auto hakkas jälle mingi trikke tegema. Praegu isa vaatab, et midagi on tühikäigu mootoriga, ehk siis see, mis vastutab antiläägi eest. Vaatavad üle ja ma loodan, et top 32 saame auto ideaalselt seisu ja saame sõitma hakata. Loodame, et top 32 punktid on ka käes. Esimene sõit oli 60 midagi punkti ja see peaks aitama, aga ei pruugi. Vaatame siis peale paraadi, kas saame top 32 sõitma minna või ei saa. Taki. Nii äge, vihma sajab. Rivi lõpus on Kirill Zukov. Sina eelmine aasta selle rajal sõitsid alle Streeti klassi autoga. Mis vahe on siis nii Streetiga sõites seda teist rajaosa kui semiproga seda rajaosa? No mina ütleks, et see on öö ja päev, sest Street Class sõidab ikkagi natukene lahjemal rajal, et siin on nagu Ameerika mäed. See on ägedam, mulle meeldib, aga ma tunnen, et miskit on mul väga valesti siin rajal veel. Kas see on lihtsalt sellest, et sa pole harjunud või on asi autos kinni? Ma ei ole ühtegi trenni siin kunagi teinud ja nüüd oli mul hommikul 2 ringi ja praegu hakkas auto midagi vingervussir tegema. Aga loodame, et see auto peab ikkagi tandemites vastu ja nii kaua, kuni see konkurents oled, ei hakka rohkem sul pead vaevama. Mul on imeline tiim AKZ Motors, kes aitavad mul autol korda saada, seega ma arvan, et me näeme kuskil kõrgemal täna. Aga palju edu sulle! Teeme meie sõitjatele suure aplausi! Ja Kirill mäletatavasti ütles, et eelmise aasta Streetiga võrreldes Streeti poole rada on ikkagi täiesti öö ja päev selle semipro ja pro raja osaga, et no ja tegelikult üleüldises mõistes ka Street ja semipro ikka täitsa öö ja päev juba on, et aga kuidas meil siin nüüd läheb? Kevin Luige ees ja Luige hoiab seda laia joont. Ja Kirill kuidagi natukene ebalevalt seal taga on. Ja tegelikult aga Zukov ja Luige on tagasi joonel. Seekord läheb ees siis Zukov. Nüüd peab Kirill ikkagi väga ilusa eessõidu tegema, siin ei ole midagi muud teha. Pigem ongi seal loota põhimõtteliselt ainult Kevini eksimusele. Ja tegelikult ega vaata, ei ole Kevin ka siukene väga kaugele jääb Kevin nagu. Ikka lõpuks jääb päris kaugele. Kirill oli kindlasti sellel hetkel lähemal,
anname sõna kohtunikele hindamistorni. Ise nägin, ise olin loll, ei saanud teist klippi kätte ja ei saanud kolmandat. Miks? Ma ei tea. Miks ma Kevinile järgi ei jõudnud, sest minu jaoks oli ta jõhkralt kiire. Ma ei tea miks, aga no jällegi ma ei ole seda rada siin sõitnud. Võib-olla see on põhjus, ma sain ju hommikul ainult 1,5 ringi teha. Kahju, väga kahju, aga pole midagi. Ees ootab meid Beach Kettle, mida ma olen sõitnud kämperbussiga, ehk siis siukse autoga ma olen selle korra läbi sõitnud ja see on kõik ja see oli huvitav. Ma pole, ma olen videotes näinud, aga videotes ei näe üldse see, et kuidas ta läheb niimoodi. Ühesõnaga, praegu on minu poolt justkui kõik. Homme on meil pro-päev ja ülehomme on streedipäev, Vitaliku päev. Kus Vitaliku läheb, näeme juba varsti. Aga meie nüüd võtan riidest lahti, lähen ujun, siin on õnneks järv lähedal, lähen hüppan vette. Ma ei tea, suht kurb on tegelikult top 32 kaotada. Kui ma võrdlen street klassiga, siis mul ei ole top 32 kaotusi olnud. Aga nüüd on niimoodi, pole hullu. Lähme nüüd Beach Kettle'is maksimumi peale, muud varianti pole. Kätte on jõudnud pühapäev, mis tähendab, et on täna Vitaliku päev. Vitaliku auto on siin, käib tehnilises. Tehnilises on veel täitsa käimata. Koosolek on tehtud ja ma mõtlesin, ma sõidan ka, aga vist ei hakka seekord sõitma, kuigi mõte oli veel reedel, me olime kindlad, et võiks just kui pühapäeval minna. Ka laupäeval me mõtlesime seda, aga siis otsustasime, et ei ole vaja. Mina olen täna kaameraga, mina olen täna raadiosaatega ja mina lähen vaatan, kuidas trenni tehakse. Vitalik veel natukene istub siin, teeb hommikusööki, siis käib tehnilises ära ja siis alustame võistluspäevaga.
on selline, et Vitalikul peaks hakkama kvall. Aga Vitalik on autos. Miks? Vaatame korra aknast välja, ma ei tea, kui hästi näha on. Või kuulda. Aga see on uskumatu, mis siin toimub, proovin siit aknast näidata. Võistlus pandi pausile, ehk siis ma panen telefonis klipi, kus on ekraani peal, meil on livestream siin samas, kus on kirjas, et sorry, stop to bad weather, ehk siis Vitaliku teine võistlus on väga hea. Super! Ja me siis chillime natukene siin bussis. Ilm on nii haige, et ma tulin seal Spotteri-alast tribüünile, et kuidagigi vihma ees päästa. Aga praegu sõidab Martin Lain ja peale Martin Laini tuleb siis Vitalik. Ja Martin on taas olnud üks niisugune reissõiti, kes teises voorus nüüd rahulikult riskida saab ja kindlasti ta võimeline palju paremaks tulemuseks. Seda päris kindlasti olema. Siis peaks olema taas kord Eesti sõitja Vitali Krevilov, aga taas nüüd ise kuskil. Tunne on selline, et Vitalikul läks pool telg. Minu meelest vist isegi kas kohe stardis või siis soojenduse ajal. Kohe saame Vitalikult infot. Minu auto on siin, Vitaliku pooltelg, seega Vitaliku päev on läbi. Meil ei olnud varu pooltelge kaasas, kahjuks, järgmine kord oleme targemad, võtame kaasa. Aga nüüd see tähendab seda, et on vaja Vitaliku auto ümber ehitada suurele sillale. Differ on tegelikult suur, poolteljed on väiksed ja suure diffril on need nii-öelda küljekõrvad on natukene laiemad, ehk siis pooltelgi tuleb välja sealt ka normaalselt väike pooltelg. Meie enda lollus, pole midagi hullu, aga aitäh siis Kajo Reisingule, nemad andsid meile pooltelje prooviks, aga siis tuli välja, et see on üldse rullika pooltelgi ja nii edasi, aga ma poleks niikuinii jõudnud. Kahju, väga kahju, aga oleme targemad, võtame asju kaasa, võtame õiged asjad kaasa ja teeme natukene siis autot ümber ka. Meil peaksime siin Vitaliku autoga on mida teha, me lihtsalt pole jõudnud ega pole aega lihtsalt olnud, kuna minu auto on prioriteet olnud, lisaks on ka muud asjad ka. Ja ongi võistlus läbi, oleme ära pakkinud ja liigume linna poole. Joome Akase Motorsisse, räägime teiega veel. Vaatame, mõtleme, avaldame muljeid ja ka Vitalik äkki räägib midagi. Ja ongi tegelikult meie seiklus läbi. Täna on meil esmaspäev. Vitaliku isa läksid Haapsalusse objektile. Mina olen siin. Täna koristame lihtsalt matkaauto ära isaga koos ja anname neile tagasi. Suur aitäh rendipill.ee, rendipill@hotmail.com. Nemad pakkusid meile seda bussi ja see buss oli igati kasulik. Ma ei kujuta ette, mida ma oleks teinud ilma selle bussita, sest oli vaja kuskil elada, asju vedada, siis süüa, pesus käia ja nii edasi. Et jah, dušš oli pisikene, aga see on alati parem kui mitte midagi. Seega ma arvan, et nii ongi. Mina kukkusin välja top 32, nagu ma rääkisin juba, Kevin Loige oli ootamatult kiire minu jaoks. Vitalikul läks pooltelg, varosasi meil kaasas polnud ja oleme targemad, järgmine kord võtame kaasa.
aitäh, et sa vaatasid videot, vajuta like, kirjuta kommentaar, jälgi mind Instagramis ja YouTube'is ja näeme juba varsti. Tšau!